Peetri polka on lõbusaid hetki täis hoogne lugu. Nagu kõigis koondorkestri lugudes ei ole ka siin partiid kirjutatud spetsiifilistele pillidele, vaid iga kollektiiv võib ise valida, milliste pillidega mingid partiid mängitakse. Neid partiisid võib ka loo vältel vahetada. Oluline on, et võimalikult palju hääli oleks kaetud, et seade oleks täpne ja oma kollektiivis hääled tasakaalus. Selles loos võiks viisi mitte varieerida ja harmooniapillid peavad samuti olema rütmiliselt väga täpsed. Lõõtsaga pillid võivad mängida ainult viisi, aga kui on soov mängida ka basse kaasa, tuleb samuti kindlasti jälgida kas harmooniapillide või bassipartii rütmikat. Selles loos on fookuses löökpillid ja lisaks tavapärasele rütmipilli partiile on siin ka väga eriline lokulaua partii. Ja oleks väga tore, kui igal kollektiivil oleks võimalik endale lokulaud hankida ja see partii ära mängida. Kui aga lokulauda kuskilt saada ei ole, on oodatud ka väga erinevad ja loovad lahendused selle partii mängimiseks. Flöödiga seda lugu mängides on sul võimalus valida esimese hääle ja teise hääle vahel. Esimene hääl on enamasti meloodia, teises hääles hakkavad igasugused asjad muutuma, on teil nagu sellised meloodiaid järgivaid teisi hääli kui ka pikke liine ja selliseid seadelisi lisanduvaid elemente. Ja kui oktav on liiga madal või liiga kõrge, võib neid ka muuta ka loo keskel. Põhiline on see, et oma koosseisu siseselt oleks seade tasakaalus. 50. taktis juhtubki täpselt see, et mõned partiid on teises hääles flöödi jaoks liiga madalad. Ja nende pikkade nootide seast võib siis valida endale sobiva ja kui see on liiga madal flöödi jaoks, siis võib ka oktav üles hüpata. Hingamise koha pealt on pärimusmuusikas üldiselt ka see, et mitte hingata fraasi lõpus. Ehk siis, et viia oma liin kas üle selle fraasi lõppu või hingata enne seda. Et see paneb muusika elama ja teeb selle tantsuliseks. Esimene läbimäng. Peetri polka on viiulilugu ja siin saavad viiuldajad särada viisi hääles ja võib kaasa mängida ka lahtisi keeli. Üldiselt võib partiisid jälle oma kollektiivis jagada nii, kuidas vaja. Valida võib nii esimese kui teise hääle vahel, neid võib ka loo kestel vahetada. Mõnes kohas läheb viis ka kolmandasse positsiooni, kellel on võimalik, võiks sealt mängida, aga on lubatud ka mängida oktavalt. Üldiselt selles loos läheb vaja väga palju täpsust ja kiirust, aga samal ajal sellist kerget mängu. Kõik 16-ndikud ei ole üldse võrdselt olulised, neil ei pea kõigile väga palju tähelepanu pöörama, piisab kui gruppide esimestele anda natuke hoogu ja lasta teistel natuke kergemalt minna. Mängin ühe läbimängu viisi.
Lõõtspillid võiksid keskenduda esimese hääle mängimisele. Näitan teile ette A, B ja C osad. Intros võite valida ise omale partii. A osa. B osa. Ja C osa. A osa G-tuuris. Võib ka mängida mõlemas oktavis. Näitan alumisest. B osa G-tuuris. Ja C osa G-tuuris. Loos Peetri polka võiks ka norska mängija keskenduda viisi häälele. Muidugi võib ta ka bassiga juurde võtta, kuid siis peab ta kindlasti jälgima kas saate või bassipartii rütmi. Loos Peetri polka on viisi nii D kui ka G-tuuris, mis tähendab, et D-tuuris esineb cis-nooti päris palju. Ja kui sul ei ole cis-nuppu, siis võib selle kas vahele jätta või asendada A või E noodiga. Mängin ette viisi D-tuuris.
loo alustuseks on meil juba selline tore riffikene, mis kordub ka hiljem loos. Ehk siis võite mängida seda ühe keele peal või siis saate mitme keele peal. Siis on saate partiis 8 takti pausi, jälgida millal tulete sisse. Siit liigume edasi B-ossa. B-osas läheb niimoodi. Ehk siis, nagu kuulsite, jälgida siin ka, kui osa sees rütmika muutub. Kindlasti ma soovitaks pigem, kui te mängite rütmikat, kui võimalusel ikkagi summutage ära, siis on natukene puhtam. Natukene parem ja konkreetsem. C-osas on D burdoon ja burdoon, rõhutan siis seda, et on üks noot. Võite mängida mitut nooti ka ühes oktavis, ehk siis selles mõttes, et mitmes oktavis seda sama D-nooti. Aga kõlama peaks selle partii koha peal siis rütmis ainult D-noot. Selles loos tuleb ka modulatsioon, ehk me lähme G-tuuri, vahetame helistikku. A2-s natukene muutub ka saate rütmika, nii et olla jällegi taas siin tähelepanelik. Tuleb selline vastulöögiga algus, et paus. Et pausikohad on tähtsad, et laske, kui on pikem noot, laske noodil kõlada, aga kui juba nagu on noodis ka pausikoht, siis paus võiks ka välja kõlada. Jääda just selle muusikaalse mõttega sinna ilusti õige koha peal. Petri polka ja siis harmoonia pillide partii, et kuidas seda võiks 7-keelse väikekandlega mängida. D-tuuri kannel on siis mul. Kõigepealt siis sissejuhatus. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nüüd tuleb A1 osa, seal on 8 takti pausi. Kui sa tahad, sa võid esimese takti alguses tõmmata A-keele helisema pikalt ja 5. takti alguses ka. Sest basspillid mängivad seda pikka burdooni, et kui soovid, võid selle kaasa mängida. Nendes taktides, kus on kirjas takti alguses titi ja siis paus, et seal võiksid selle pausi ajal summutada ära ka. Ja edasi tavaliselt. Et nõnda siis A1 osa. B1 osa siis võiks kõlada nõnda. C1-s on ainult ühte nooti vaja mängida ja mina soovitan seda katmistehnikas mängida, mitte et sa sõrmega tõmbad seda, sest katmistehnikas sa saad olla rütmiliselt täpsem ja see keel heliseb kauem. Et kui sa lõpetasid nüüd B1 G-akordiga, siis sul on sõrmed
vot selles asendis. Ja nüüd sa pead nii-öelda olema hoolas, et ainult see D-keel kõlaks. Et mina paneksin selle pöidla nüüd selle keele peale, et kui kogemata käsi lööb natuke suurema amplituudiga, et siis sul ei kõla siit kaasa mitte sobivaid keeli. 3, 4. Selline rütmifiguur 8 korda. Siis tuleb taktis 58 jällegi triool, nagu alguses kõlaks see siis nüüd nii. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nüüd osa A2. Ma mängin selle rütmifiguuri nüüd niimoodi, et ma loen need pausid ja need löögid välja. 1, 2, 3, 4. Paus. 1, 2, paus. 2, paus. 1, 2, paus. 2, paus. 1, 2, paus. 2. Osa B2. See on rütmi mõttes samasugune nagu B1, aga helistik muutus ja nüüd me oleme G-tuuris. Enne algasime A-akordiga, nüüd D-akordiga. 1, 2, 3 ja. Osa C2. C2-s on jällegi see sama rütm, mis meil oli C1-s, aga nüüd on seal G-noot, mis peaks helisema. Ja nüüd peab olema hoolas, et ma siia alla selle A-keele pihta ei lööks. Ja saan seda rütmi siis mängida siit ülevalt. 3 ja. Ja nüüd tuleb see sama rütmifiguur jällegi siit alt D-keele pealt. Ja jällegi löö ainult siia pihta. 3, 4. Ja siis ühest hetkest sa näed, et seal rütm muutub, et on kogu aeg 8-ndikud. Osa A3. 1, 2, 3. Bassis toimub siin omajagu. Alustuseks ma mängikski lihtsalt esimese lehekülje, et saate aimu, milline see võib-olla võiks. See üks osa on iseenesest üsna konkreetne. D-burdoonil vahelduvad klassid. Vajadusel saab partiid lihtsustada, mängida näiteks ainult neid kõrgeid esimesi. Ja nii edasi. A2 osas, kus on siis need rõhud, siis seal peaks eriti tähelepanu pöörata, et see anda neid rõhkusi nendele esimestele
ja siis proovida nagu vedada ühe pika liinina neid eelnevaid siis, et siis üks tore nüanss selles loos on hetked, mis on siis bassil ja lokulaual, spetsiifiliselt solisti hetked, kus on märgitud näiteks taktis 73 selline X-iga noot. Näiteks basskitarri peal see võiks kõlada sellise slap-bassiliku plakina või tõmbena. Ja siis teiste pillide peal saate leida mingit sellist, kui sihukest asja ei ole võimalik teha, siis mingi lihtsalt kõrge, terav selline markeeriv nagu hetk. Et see helikõrgus siin ei ole väga oluline, aga oluline on just see nagu karakter või tämber. Löökpillipartii loos nimega Peetri polka. Selles loos on 2 löökpillipartiid, üks, mis on mõeldud lokulauale ning teine, mis on mõeldud madala kõlaga löökpillile ja kõrge kõlaga löökpillile, soovituslikult tamburiinile, millele võib ka leida alternatiivi. Kõigepealt intro. Siin kasutame madala kõlaga löökpilli ja see partii kõlab järgmiselt. 1, 2, 3, 4. A1 partii. Siin kasutame ainult tamburiini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A1 korduses partii muutub. Lisame madala kõlaga löökpilli iga löögi peale ja tamburiin mängib vastulööki. Ehk siis B1. C1 on partii sama, mis on A1 korduses. Ehk siis selline. A2 on nüüd natuke keerulisem partii. Vajadusel võib seda ka lihtsustada. Salvestusel on kasutatud siin kõrgeks kõlaks džembet, aga selle asemel võib ka mängida lihtsalt tamburiini või seda olemasolevat kõrge kõlaga löökpilli. Mängin selle originaalpartii ette. Kui see partii on liiga keeruline, siis võib ka mängida niimoodi. Ja kui see partii on ka liiga keeruline, siis võib ka mängida lihtsalt sama asja, mis on A1, lihtsalt tamburiini.